üldse? Mina olen Katrin hoolekandeteenustest. Karl? No esimene oli see, et me oleme tegelikult päris palju juba teinud, et olid mingid kohad, kus me nagu ütlesime, et ohoo, et väga hästi tehtud. Ja need kohad, kus pidi panema dokumenteerimist, süsteemsust ja kõike muud, siis sinna me panime mitte väga kerge südamega, minimaalne ja puudulik. Et selles mõttes ongi see, et me oleme teinud, aga mitte väga süsteemselt. Mina õppisin seda, et kuna me tegeleme nii väga paljudes erinevates valdkondades, siis neid fookuseid on väga raske paika panna, et millega me peaksime kõige rohkem tegelema, mis on võib-olla teisejärgulisem. Et see võib-olla oli nagu üks keerulisemaid kohti. Hoolimata sellest, et me oleme omarettes väga palju teinud, siis need meie tegemised on kõik sellised väga projektipõhised. Küll mõtestatud, aga siiski projektipõhised. Et võib-olla kõige suuremaks kimbatuse kohaks siis ongi see, et ei ole sellist tervikpilti, et me kõik liiguksime üheskoos, ühes suunas, et meil ei tekiks sellist tüüpilist olukorda, kus asfaldilaator paneb asfaldi maha ja siis teisest otsast juba võetakse üles, sest et mingid torud jäid mingitel vendadel panemata. Et me saaksime sellise tervikpildi endale kokku ja siis sellega edasi kihutada. Ja kuna mina olen kommunikatsiooni inimene, siis minu põhiline kimbatus on ikkagi teadlikkuse tõstmine, huvirühmad ja kõik see, et kuna me tegeleme ju erivajadusega inimestega, siis esimene asi on see, et ega meilt tegelikult väga palju ei oodata, et me nüüd oleksime sellised ka roheteemades eeskõnelejad. Ja võib-olla teine asi on just see nagu enda organisatsiooni sisene teema, et kuna tegelikult me juba praegu ootame enda töötajatelt väga palju, siis et kuidas lisada sinna veel üks tase, mis ei oleks töötaja jaoks mitte nagu koormus, vaid pigem nagu preemia. Mina seevastu ei ole üldse kommunikatsiooni inimene, vaid hoopis kinnisvara inimene. Ja kui me maju ehitame ligi nullenergia maju juba mõned aastad, et jalajälg vähemalt nendel majadel oleks võimalikult väike, siis probleemiks on see, et kuidas meie erivajadusega inimesed suudaksid neid maju kasutada niimoodi, et neil aknad ei oleks pärani lahti, see kõik see soe, mida me oleme sinna majja sisse kogunud, ei läheks aknast välja. Teadlikkuse teema. Suures osas teadlikkuse teema, aga siin ma loodan kommunikatsiooni peale.